vähemalt minu seisukohast ma tunnen, et mul ei ole ühtegi kubjast nagu peale looduse. Ma pean ainult loodusega arvestama ja kalainspektoritega. Teistega ma suurt arvestama pean, ma lähen täpselt sellel ajal järvele, kui ma viitsin minna. Kui ma ei viitsi või on tõesti, et ilm on kehva, no ma ei lähe siis ju. Keegi ei sunni mind. Et mul on selles suhtes on hea meel, et ma saan ise väga palju otsustada. Olen Uno Piir, Võrtsjärve kalur ja elame siin Vaibla külas, Viinakingu talus. Ja tegeleme kalapüügiga. No kalastusväline aeg, see kipub küllaltki lühikseks jääma see, et ega siin ei olegi suurt vahet ju. Kui nüüd mõrrad pestud saab talvel, siis on selline väike vaheaeg, nagu et hingetõmbeaeg, aga siis tuleb ruttu hakata uusi võrke rakendama. Ega me ei, nagu selle üle ei kurda, et meil tööd ei ole. Pigem vaba aega jääb väheks. Ja muidugi eks siis kalapüügi kõrvalt tuleb ka teha veel igaks juhuks mõnda muud tööd. Näiteks mul on mesilased, sest ega see loodus ei pruugi iga aasta ju kala anda, siis loodame mesilaste peale, et need on sulased, kes mul vastu ei ole hakanud veel. Teevad korralikult tööd. No meie kandis siin eriliseks teeb ainult tormituul selle kalapüügi. Sest tuulesuunad ei mängi nagu rolli, aga kui on ikka tugev laine, siis lihtsalt ei saa võrgule minna ega mõrrale minna. Ega no meeskonda meil nagu otseselt ei ole, eks me proovige ikka oma perega hakkama saada. Et nii abilist leida koha pealt, see on suht raske. Ega siin võtta ei ole ühtegi abilist, sest paraku see kaluritöö ei ole kerge. Ja on käinud siin me proovimas ka noored poisid, aga nad ei ole tahtnud pikemalt käia siin. Et proovime ikka kuidagi ise hakkama saada. Sest ega nii head meest ei saa kuskilt. Ongi minu jaoks kõik. Armastus esimesest silmapilgust. Terve elu me oleme ju koos. Ongi kõik. Kõike oskab teha. Ma olin 16, kui ma käima hakkasin. Siitamaani oleme koos. See on see, et öeldakse, et liblikad on kõhus ja põlvist oled nõrk ja täpselt sama tunne oli. Mis mul öelda on? Ma arvan, et tänu aastatega on ka meil see väike kalatööstus siin nagu jalad alla saanud. Sest ega varematel aastatel me käisime kõik kahekesi nad mõrda tõstmas. Aga sellest aastast siis nagu on meil vedanud, et noorem poeg ka ostis omal 2 mõrraluba ja nüüd siis käime nagu pojaga mõrda vaatama, et selle võrra on emal kergem. Isa on kava mees, striial ja oskab kõiki teha. Et hätta ei jää. Teate, ma olen sündnudki kala tähtkujus ja mind on eluaeg vesi tõmmanud. Ma mäletan, et kui ma olin pisikene poisikene ja siis isa-ema tegid Põltsamaa jõe luha seina, siis meile vennaga tehti ikka Sarapuu okstest õnged. Meie püüdsime kala siis nii kaua, aga ju siis midagi jäi külge sealt. Ja samas ma olen ka paljudel öelnud, et kui ma elan praktiliselt põlvist saadik juba järves sees, no miks ma peakski hakkama linnas tööl käima? Teeme seda, mis siin on. Ma käin isale nagu partneriks abiks, et aitame üksteist. Üksi lihtsalt tahes-tasmata ei jõua. Ja see mõrra tõstmine ei ole kerge töö, kui kala on. Kui lainet ei ole, ütleme, et kala ei ole väga, siis ei ole nagu midagi tõsta. Aga kui on ikkagi laine, paat on suur, võõras kala on palju, siis tahes-tasmata on ikkagi jõudu vaja. See ei ole nagu naiste töö. Aga eks need eelnevad aastad on ema nagu isal abis olnud. Ma olen ise ka, kui on nädalavahetuse peal olnud asi, et nädalavahetusel tulnud, et siis nagu ema välja vahetanud ise, emad nagu asendanud, aitanud. Aga nüüd sellest aastast sai nagu endale ka mõrrad ja et nüüd on selles mõttes hea, aitame üksteist. Mina aitan isale vaadata, isa aitab minul. Ja siis on nagu lihtsam teha ka, et... Lapsi on 2, vanem poeg on Soomes. See, kes nüüd merel käis, on noorem poeg.
aitab kahest küll, pensionisammas on olemas. Kõige raskem kalastada on tormiste tuultega. Ega see tuule suund ei olegi tähtis. Aga muidugi kõige paremini kala toob ikkagi meile põhjarannale sisse lõunatuuled. Meie vee tasapind on, eriti tänavu aasta, on ääretult madal ja ta kõigub ikkagi iga aasta. Ja see ongi see eriline, et me saame püüda ainult madalate võrkudega praegultki, sest vett ei ole lihtsalt ja mõrrad samamoodi, et me ei saa väga kõrgeid mõrdasi sisse panna ja talvel ka ei saa mõrraga püüda, sest meil ei ole vett. Võrgud ma teen ise. Kui läheb ikka vana võrk jälle läbi, keskelt läbi ongi üks hooaega, et kestab ja rakume ära, paneme jälle uue lina, rakendame vahele, aga mõrrad me laseme teha Saaremaa naistel. Nad on selles üsna osavad ja rakendame, nemad teevad mõrrakeret, rakendama siin koha peal ise. Võrk on lihtne, kerid välja, kui jälle läheb rämpsu täis ja survevesuriga pesed puhtaks ja arutad, et pusad lahti, mis on sees on, aga mõrraga on muidugi teine küsimus, et see ei ole kerge töö. Et see on ikka selline pikaajaline protsess. See on suur töö. Võrk on see püügivahend, millega me põhiliselt saame koha kätte järvest. Aga mõrd on siis selline püügivahend, mille sisse lähevad kõik ülejäänud liigid ka ja muidugi kõige tähtsam meie jaoks on ikkagi angerjas. Kui ta sügisel siit põhja otsast läbi liigub, siis me oleme õnnelikud. Kui oleks ikka normaalne veetase, saaks me valge inimese kombel korralikult sadamasse sõita paatidega, aga sellel aastal on jälle meil nagu vedanud sellega, et vett ei ole ja tuleb meil käia ikkagi väga pikk maa siin maha ja seda kala tassida. Võrgu vaatamise paat on päris ikka tehasene paat, robust, Pärnus tehtud. Ja see on nagu selle jaoks mulle hea, et ta on suht kerge. Ma saan üksi käia võrku vaatamas, saan edasi minna mööda võrgujada, kui on normaalne ilm. Ja ega seal muud ei olegi midagi, aga see mõrra katsumise paat on nüüd natuke teistmoodi selle, me siin ise mõtlesime. Leiutasime pehmelt öeldes ja tegime nüüd omale sellise spetsiaalse paadi, mis oleks nagu võimalikult väikese süvisega ja võimalikult madala pardaga. Et inimene muutub iga aastaga vanemaks ja jõudu hakkab ka raugemat. Tegime nagu vast endale kohase paadi. See paat, millega on mõrdu käime vaatamas, see on isa enda ehitatud. Et on roostevabast, et sellega on märksa kergem käia vaatamas, et parras on madal, mõrd on hea lihtne üle tõsta ja laines on ka parem, selle mõttes, et ta ei ole nii väike. See paat on tehtud nüüd tänu naabrimehele piimajahutusvannidest, mis on roostevaba piimajahutusvannid ja nendest me siis siin kombineerisime kokku selle. Aga ega siis ülejäänud töö, kõik, mis on peale järve, see juba tuleb astetele ka, et ikkagi selle kala seal teeme, puhastame, fileerime kahekesi, aga mis juba panni peale läheb ja siis see on nagu juba tema töö. Me teeme tavaliselt kõike koos. Koos lõikame seal latikat, koos fileerime, absoluutselt me teeme kõike koos. Kõike teeme koos. No kala puhastamise protsessid on nüüd erinevad. Muidugi kõige lihtsam on latikat lõikuda, seal pole midagi vaja. Soomus jääb peale, latikas selle pealt katki ja puhtaks ja ahju. Aga nüüd kohaga on natuke rohkem töö, et siis sealt tuleb soomus maha võtta ja siis fileerida ja edasi läheb juba perenaisele.
ja angerjaga on siis see, et see lima tuleb maha võtta, aga noh, tänapäeval on see asi natuke lihtsamaks läinud, et saame kasutada ka neid survepesureid ja jääb sool alles. Paljud on küsinud, et kas me tülitseme või kakleme või? Meil ei ole aega selleks. Meil lihtsalt ei ole aega. Tööd on vaja teha ja igaüks teeb veel oma asju. Juhtu magamistoad saad kokku ja ongi. See ongi see, et tuleb koos teha rohkem. Enamus kalast me ikkagi käitleme ise ära. Et ütleme, et kui kala palju tuleb, mis nagu liiga palju on, et selle viime siis kokkuostu. Aga mida jõuame, ikkagi teeme siis konservi, sutjatame. Igal tööl on omad raskused ja ma ei ütle, et see kaluriamet nüüd kerge on. Füüsilist jõudu läheb seal ikka piisavalt vaja ja mõne koha peal läheb natuke mõistust ka vaja. Päris ilma ei saa. See, kes seda tööd teinud ei ole ja kõrvalt vaataja on, see arvab, et teen ära ja natuke pean pingutama, aga mis edasi on, kõik see töö, see vaev, ta ei ole kerge. See on kutsumus. Igatahes vesi teda tõmbab, kala teda tõmbab. Ja kui inimesel see amet meeldib, siis miks mitte teha? Kui on kala vähe, on ta lihtne töö, kala on palju, siis ta on raske töö. Aga muidu huvitav. See ei tüüta ära, et nagu muud tööd, et sa teed nagu päevast päeva, ta on tegelikult sama. Kõik on sama, kala on sama, kogused on erinevad, aga värske õhk, ilmad on muutlikud, et on siuke vaheldus. Minul nagu on ikkagi selline tunne, et siin maal on ilus elada, sest paraku on ikka tendents isegi pidi olema, nagu ma telekast kuulsin, et paljud inimesed juba hakkavad maale tagasi tulema, eriti pensionärid. Ma siiralt loodan ikka, et see talu jääb ikka põlvest põlve edasi käima, et ta ei läheks kuskile võõraste kätesse. Me loodame, et poeg võtab isa ameti üle. Ta ei ole kerge. Aga on vaja ka kõrvale tugevamat poolt. Üksinda ei tee selle ametiga mitte midagi. Ega mul varianti ei ole. Et ma pean selle asja üle võtma, et kuna asi on nii ilusti kaugele viidud, kõik toimib, klientuur on olemas, endale meeldib ka kala on hea, et miks mitte teha seda? Tunnustus on juba see, kui inimesed tulevad isegi sealt Tallinnast, ostavad siin 10 karpi konserve ja tulevad Tallinnast isegi värske kala järgi. Ja lihtsalt rõõm on kuulda seda, et siit talust pidi saama ikkagi korraliku kala ja ega nad konservide üle ka pole nurisenud. Ju siis maitseb. Öeldakse, et armastus kaob ära vahepeal, ei kao. Mida vanemaks lähed, seda rohkem tuleb.